näidisülesannet C. Kolme keha laengutega vastavalt +50 pikokuloonit, -30 pikokuloonit, -40 pikokuloonit. Kokkupõrkel vahetasid nad omavahel elektrone. Peale põrget omandas esimene keha laengu +20 pikokuloonit, kaks ülejäänud keha aga teineteisega võrdse laengu. Kui suure? Süsteem lugeda elektriliselt isoleerituks, kuidas muutusid kõikides kehades sisalduvad elektronide arvud. Kirjeldame jälle siis olukorra enne ja pärast nüüd siis põrget. Ja seekord on meil siis 3 keha ja iga keha on siis ka elektrilaenguga. Esimene keha siis +50 pikokuloonit, teine keha -30 pikokuloonit ja kolmas -40 pikokuloonit. Piko on siis 10 astmes -12. Jällegi, kuna on öeldud, et toimub elektronide vahetamine, siis selle osakese, mis siis kehale elektrilaengu annab elektrilaenguks, on siis negatiivne elementaarlaeng. Pärast põrget on kõigi 3 keha elektrilaengud muutunud. Esimese keha kohta on öeldud, et see on +20 pikokuloonit. Teise ja kolmanda keha kohta on aga öeldud see, et nad on võrdsed. Ehk siis Q2' ja Q3' on omavahel võrdsed. Ja küsitaksegi, kui suure laengu need teine ja kolmas keha saavad. Ja küsitakse ka siis seda, et millised muutused kõikides kehades elektronide arvuga siis aset leiavad. No, kuna meil on Q2 ja Q3' võrdsed, siis ei ole meil tarvis neid omavahel eristada ja saame nad siis tähistada ühesuguse sümboliga ja olgu selleks siis Q'. Nüüd on siis koht, kus me saame rakendada elektrilaengu jäävuse seadust. Ja see jäävuse seadus ütleski meile siis seda, et kõikide laengute summa enne ja pärast, antud juhul siis põrget, ehk siis mingit sündmust, peavad olema omavahel võrdsed. Ja nüüd ma ei kirjuta siia poole mitte Q2 ja Q3, vaid kuna nad on võrdsed, siis ma kirjutan mõlema kohta Q', ehk siis teiste sõnadega siin
paremal pool on siis 2 korda Q' pluss Q1' elektrilaeng. Ja seda Q' siis meie käest küsitaksegi. Viin siis kõik tuntud liikmed ühele poole ja tundmatu jätan siis teisele poole. Kui Q1' siit üle võrdusmärgi liigub, siis muutub pluss tema ees miinuseks. Ja selle Q' leidmiseks ei tulegi nüüd siis muud teha, kui see paremal pool asetsev summa jagada 2. Ehk siis see Q', mis on nii Q2' kui ka Q3', on siis see parempoolne avaldis. Jagatud 2. Ja toksides siis kalkulaatorisse need arvud. Saame, et see on -40 pikokulonit, mis siis tuleb jagada 2. Ehk kummagi keha elektrilaeng saab siis võrdseks -20. Nii et kui nüüd siia nüüd juurde kirjutada, eks ole, et esimesel oli +50 ja peale muutumist +20. Teisel oli -30 ja pärast muutumist -20 ja kolmandal -40 ja pärast muutumist -20. Nii et kui me liidame kokku siinpool, eks ole, siis -70 +50 annab siis kogulaenguks -20 pikokulonit ja siin samamoodi -20 pikokulonit ehk siis elektrilaengu jäävuse seadust rikutud ei ole, ei saanudki olla, sest oma ülesande lahendamisel me selle elektrilaengu jäävuse seaduse just aluseks võtsime. Aga meie käest küsiti ka siis seda, et mis juhtus esimeses kehas sisalduvate elektronide arvuga, mis juhtus teises kehas ja mis juhtus kolmandas kehas sisalduvate elektronide arvuga. Ehk siis me peaksime leidma esimese keha laengu muutuse, teise keha laengu muutuse ja kolmanda keha laengu muutuse. Ja see on siis vastavalt esimeses kehas toimunud osakeste arvu muutus korda elektronilaeng, teises kehas toimunud
elektronide arvu muutus korda elektronilaeng ja sama siis ka kolmanda kehaga. Kui nüüd võrrelda ülesandeid B ja C, kus me ka ju sama valemit kasutasime, siis ülesandest C on see erinevus, et ükski laengutest ei ole võrdne nulliga. Ja järelikult, kui me nüüd otsime esimese keha elektronide arvu muutust, siis peame esimese keha laengu muutuse jagama elektronilaenguga. Teise keha laengu muutuse peame jagama elektronilaenguga. Ja sama siis kolmanda keha kohta. Tõsi, kolmanda keha puhul võime ka kasutada seda n-ide liitmise valemit, ehk siis n1 pluss n2 pluss n3 peab olema võrdne nulliga. Ja nüüd paneme siis arvud asemele ja arvutame. Selle murrujoone all on siis -1,6 korda 10 astmes -19. Ja murrujoone peal esimesel puhul on siis 20 pikokulonit miinus 50 pikokulonit. Siis murrujoone peale jääb miinus 30 korda 10 astmes miinus 12 ja seda tuleb jagada siis miinus 1,6 korda 10 astmes miinus 19 ja 180 7,5 miljonit. Rõhutagem, et see on siis plussmärgiga, ehk siis esimene keha võtab nii mitu elektroni juurde. Teise keha puhul tuli siis miinus 20 lahutada miinus 30. Pikokulonit ja saadud vastus jagada siis elementaarlaenguga. Ja siin tuleb siis 10 korda 10 astmes miinus 12 jagatud miinus 1,6 korda 10 astmes miinus 19. Ja see on siis miinus 62,5 miljonit. Esimene keha liitis, teine keha loovutas. Ja kui me nüüd vaatame, mis siis juhtub kolmanda kehaga, siis pärast miinus 20, alguses miinus 40, miinus 20, miinus 40 pikokulonit. Ehk siis 20 korda 10 astmes miinus 12 jagatud miinus 1,6 korda 10 astmes miinus 19. Ja see on siis miinus 125
miljonit. Kiire kontroll näitab, et nende kolme arvusumma tuleb kokku 0. Nii et kui esimene keha liitis endaga 187,5 miljonit elektroni, siis teine keha pidi põrkel 62,5 miljonit loovutama ja kolmas pidi siis põrkel 125 miljonit elektroni loovutama, aga elektronide arv süsteemis jäi muutumatuks, lihtsalt elektronid vahetasid omavahel asukohti, nii nagu kirbud kassidel, kus ühe kassi kirbud võivad minna teisele ja teise kassi kirbud võivad minna kolmandale ja võivad minna ka inimesele.